Eestis elab 200 erinevat rahvust ja oma eesmärgina olemegi võtnud, et need inimesed erineva keele ja kultuuritaustaga, kes on valinud oma elukohaks Eesti, saaksid siin ennast teostada. Ja need probleemid ja takistused, mis neil siis ette tulevad, nendega meie valdkond proovibki hakkama saada ja neid lahendada. Loomulikult me teeme seda oma ministeeriumis, aga ka väga paljuski just teiste ministeeriumite kaasabil, ka ettevõtete, organisatsioonide, kolmanda sektori ja nii edasi asutuste näol. Ja lõimumine on kindlasti selline protsess, mida on raske kuidagi käega katsutavalt tunnetada. Me küll teeme lõimumismonitooringuid, mis meile annavad vastuseid, kuid see on selline pidev ja jätkuv protsess. Ja loomulikult me näeme, et neid väljakutseid tuleb üha juurde ja lõppu sellel protsessil kindlasti lähiaastatel ei ole. Meile just kui valdkonna inimestena tundub, et 2018 aastal me keerame uue lehekülje, mille ettevalmistamist oleme alustanud 2017 aastal. Meil on väga palju märgilisi sündmusi tulemas. Loomulikult lõimumise valdkonnas räägitakse väga palju keeleõppest ja meie jaoks ongi see hästi oluline vahend tegelikult, et toimuks erinevate kogukondade vahel omavaheline suhtlus. Tänaseks on meile selge, et keelemajad on tulemas nii Narva kui ka Tallinnasse ning loodame, et suudame need keelemajad aasta lõpus avada, sisuline tegevus läheb kindlasti varem juba käiku. Juba Narvast rääkisime, ka Integratsiooni Sihtasutus, kes meil on peamine partner, on kolimas Narva oma 20 liikmelise meeskonnaga, et loodame, et sellest asutusest saab hea partner kohalikule omavalitsusele, aga kindlasti Integratsiooni Sihtasutus jätkab tegevusi kogu Eestile. Narvast veel, et meie jaoks on eelmisel aastal oli fookuses Narva väga palju ja kindlasti saab olema ka järgmistel aastatel. Meie jaoks on oluline, et lisaks sellele, et erinevad ministeeriumid sinna oma allasutusi toovad või ka meie sinna kolime, on erinevad suursündmused, näiteks eelmisel aastal toimus idee Jazz esmakordselt Narvas. Sellel aastal planeerib Tallinn Music Week oma üritus seal. Oleme kindlasti oma toega abiks, sellepärast et läbi nende sündmuste on tegelikult võimalik tutvustada ülejäänud Eestile seda piirkonda, kutsuda inimesi ja läbi selle elavdada ka nii-öelda ettevõtlust ja loodetavasti ka kogu elukeskkonda. Oluline protsess saab samuti sellel aastal alguse ja see on uue lõimumiskava koostamine 2030. Loomulikult on palju väljakutseid, mida me tänasest lõimumispoliitikast edasi kanname, kuid valdkonna inimestena me näeme, et selle põhifookus saab olema sotsiaalmajanduslike väljakutsete lahendamine ehk segregatsiooni vähendamine. Loomulikult saavad olema erinevad koostöötegevused, kuid ka täna fookusesse tulnud selline infovahetuse parandamine muukeelse kogukonna osas. Lisaks veel, eelmisel aastal juba alustasime mitmete põnevate koostööplatvormidega. Me näeme, et selles valdkonnas tuleks tihti küsida, et miks me midagi teeme ja vahel teha ka uusi asju selleks, et haarata kaasa uusi inimesi ja leida uusi ideid. Me proovisime esimest korda teha lõimumise häkatoni ja sellel aastal võtsime ambitsioonika eesmärgi teha seda just nimelt Balti riikidega koostöös. Samamoodi eelmisel aastal toimus esimene lõimujate välitööde nädal, olime nädal aega oma osakonnaga Narvas, kohtusime inimestega. Meil on hea meel, et president oma kantseleiga sellel aastal seda sama teeb ja ka meie oleme augustis 2 kuud minemas oma osakonnaga Narva ja Ida-Virumaale tööle ja proovime võtta kaasa ka meie kolleegid. Ja nagu selline põnev saatesari Meie Eestid, mis jooksis eelmisel aastal, sai palju sellist positiivset tähelepanu. Seal on integratsiooni inspektor, kes on siis öelnud, et meil on väga palju veel teha ja väga paljudes kohtades käia ja inimesi lõimida. Et kindlasti see moto on saatmas meid sellel aastal ja ka järgmistel aastatel. Nii et edu meile. Aitäh!